Eks see nii ongi, see saatan on eriti moonutanud igasuguseid sõnu ja Leviaatan on see, kurat on teoloogia ja Leviaatan on teatavasti, oli seal Eedeni aias ja mida tegi, moonutas sõnu seal. Et me ei saa enam anda siis, kui vaata enam ei mõisteta kohut ja välimus järgi, kui Jumal ütleb, Jeesus ütleb tegelikult ise ka ju, et seal ühe korras, et tunnistage puu õigeks või valeks. No ma pean tunnistama, et see on pirnipuu, ma pean tunnistama, et see on apelsinipuu, ma pean, et mul kästakse tunnistada see puu, see ei ole kohtumõistmine. Kui ma näen, et puu otsas on tohutu jube vili, nagu praegu eriti peab tunnistama need evangelistid, kes panevad krooni kõrvuni pähe, et inglid tassivad sisse, ma enne Markole saatsin, see on hullumeelsus. Kui uhke, ja see vili on minu jaoks mõru, võib-olla kellegi jaoks on väga, väga sööda, minu jaoks on mõru see vili ja ma tunnistan, see vili on mõru. Mina ootan seda krooni, mis Jumal mulle annab, mitte igasuguseid plasmaskroonesi, kui ta annab, ja igal ühel ei annagi. Sellest tuleb maksta võib-olla peahind. Aga ma vaatan, et täna lõpu ajal on ikkagi see, kui on uhkuse vili, siis me ütleme, et see on uhkuse vili. No midagi teha pole. On ülbuse vili, on ülbus. Seal on vaata viljad on seal selle esimese seal peal. Neid 6 asja vihkab Jumal. Kui kellelgi on sellised viljad, siis Jumal vihkab. Kas mina ei peaks siis mina pean armastama siis sihukest. Kui Jumal juba vihkab, kes minu sees on, siis ma pean enda sees neid sama asja vihkama. Iseenda sees, kui mul neid on, siis ma pean kiiremas korras tegelema nendega, mida ma muutun viha aluseks. On ju, see ongi see asi. Ja, et minule nagu hommikul seal hakkasin mõttel liikuma ja siis kirja panema ja ma toon need mõtted, mis mul siin peast hiiresid. Sest olukorrad on sellised igal pool, olukordade pärast tuleb ja siis tulevad Jumala poolt lahendused, kui küsid Jumala käest. Et me elame kuradi territooriumil, me peame nõus olema. See territoorium on kuradi oma, Jumala sõna ütleb, et see on. Et ta on meelevald on õhus ja see maailm on tigeda võimuses ja me ootame uut taevast, kus elab õigus. Ja Efeklasse 2.2 ütleb, et millest te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev. Vaata, mitte maailmas, vaid maailmas nagu nii. Sõna kuulmatute laste seas. Sõna kuulmatud lapsed on Jumala lapsed, kes on lihtsalt sõna kuulmatud. Nad ei taha olla sõna kuulelikud. Kurat on seal tegev. Nii et kurat on sõna kuulmatute laste seas tegev, kelle seas meie kõik varem käisime. Jumal tahab, et see oleks meil see minevik, mitte olevik. Et me enam ei käiks selle. Tehes liha ja mõtete tahtmist mööda. Liha ja mõtte tahtmine. Aju peab juhtima. Ei, Jumal peab meid juhtima. Ning olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Efekas 2.2. Nii, siin räägitakse inimesest, kes on oma vana elu lõpetanud Jeesuse armust ja enam ei tee oma mõtete tahtmist. Teemonid tegutsevad mõtetes ja lahinguväli on mõtetes. Ja kes teeb pattu, on patuori ja patt elab südames ja inimese suust on kuulda, kes elab südames, nagu on kirjutatud, kelle suu räägib tühja selle, kelle parem käsi on valetaja käsi. Suu räägib, suust tuleb välja. Maatavuse 12 ütleb, teie rästikute sugu, ütleme ussipere, mõni on, kui sõna kuulmatud. Kuidas te võiksite rääkida head, kui te olete kurjad? Näed, silm kirjas siia räägib. Sest suu räägib sellest, millel süda on tulvil. Nüüd on see, et kui inimene hakkab rääkima, siis meie asi on hakata nii-öelda kohut mõistma ja vaatama, mis vili see on. Kas see on hea meil, kas ma tahan seda vilja süüa või ei taha. Keegi äkki ropendab nagu voorimees. Ütle, kas see on hea vili, kui keegi ropendab. Ta tuleb suust välja. Kes siis seal sees elab? Ma tean, 3 vaimu. Mul endal olid need sees. 3 Nad ropendasid mul sees. Jumal näitas mulle. 3 elukat on roppude vaimu taga. Ma olen ise tean. Jumal näitas mulle, avas mulle vaimu maailma, kui ma olin tohutu suur ropendaja. Nad isegi keerasid mul meie isa palberopuseks. See oli jube. Ma olin kohutavas ahastuses.
ma ei saa mitte midagi enam suust välja rääkida, sest need ropendaja vaimud mu sees 3 tükki, nad keerasid kõik rüveduseks, mis ma iganes välja ütlesin. Ja siis Jumal näitas mulle, kuidas nad südames tegutsevad. Nad keeravad kõik, mis sa välja räägid, roppuseks keeravad. Mis see vili on? Mõru. Hinnang tuli anda mõruvili ehk kuradivili. Hea inimene võtab heast varamust, toob head. Hea on Jumala sõna. Kui kellelgi on Jumala sõna südames, siis ta tuleb siit hea välja, siis ta räägib Jumala sõna ja arutab selle üle, siis sellega sa saad aru, et ta on hea puu. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast. Nii et kui nendega ei tegelevad, siis läheb kohtu ette ja tuleb aru anda, mis nad on rääkinud, sest su sõnadeks mõistetakse sind õigeks ja sõnadeks mõistetakse süüdi. Kui natuke laiemalt vaatame, siis see, mida suust räägib, tuleb südamest. Kas me teame seda kirja kohta, et ainult puhtad südamed näevad Jumalat? Kui su suust tuleb igased kahtlused, kõhtlused, igased jura välja, siis sa ei näe Jumalat, sellepärast, et see su süda, sa lähed kohtu alla sinna ette, kuna süda on puhastamata, igasugust jama täis. Must, süda on must. Ja hakatakse kohut mõistma sulle igasse, mida sa seal ütlesid, seal vingusin, seal virisesin, seal ütlesin mõne roppu sõna ka ja värgi. Ja annad aru seal. Mõni tahab öelda, küll ma ise seisan kohtus. Mina seisan, ma jään seal, küll ma enda eest kostan. Ei kosta sa seal enda eest mitte midagi. Palverendur teekonnas on näha, et seal isegi lubatud suud avada. Inglid tulid viisi minema. Ja ma olen seepärast, ma räägingi, et ma olen nii palju kuulnud seda, et lausa ahastus on, mida sa, kuhu sa lähed kohtusse, sa oled eripärapuuritse ja lähed sinna. Ja, see on väga karm. Vaimude eristusandi omavatel kristlastel, me peame kogu aeg paluma seda, see on väga hea and. Selle vaimude eristusega sa hakkad puuvilja maitsma ja saad aru, et see on apelsin, see on õun, see on pirn, maitsed silmaga ja näed seda. Ja vaimude eristus saab ära enda sees saad ka läbi vaadata. Isegi tegelikult ma vaatan teemuid on niivõrd inimese külge klammerduvad, et on tark isegi, kui keegi sul siin noomib. Pane oma telefon mängima, lindista oma jutt peale ja lase endale ette. Seepärast, et sa võid ta niimoodi vahele võtta, teemoni. Jah, lase kuulata tõesti, et lindista ise endale ja siis kuula oma jutt üle. Ja siis sa saad, mis elukas nüüd see seal rääkis. Et sa saad nagu niimoodi kätte, aga kätte on vaja nad saada, sest nad on, ma lähen kohe edasi, ma räägin, kui sügav see asi on. Vaimude eristusand omavahel kristlastel on meelevald inimese suust kirjutada, kellel on vaimude eristusand, suust välja kirjutada deemonid, kes on tema südames asuvad. Kui inimene räägib pool tundi jutti, vaimude eristajal on kõrval pliiats ja ta kirjutab kogu suust kõik üürilised üles, mis südames elavad. Seal on kõik, saad üles ilusti kirjutada, mis ta seal südames elavad. Mitte süüdistamiseks, vaid et päevavalgele toomiseks ja sellest lahti saaks, paljastamiseks, nad kaotavad oma mõjujõu. See on ainult selle jaoks, et inimene saaks vabaks. Ja tavaliselt on need haavumised, südamehaavad on sisse löödud, selle jaoks on vaja palsamid, selle jaoks on vaja, Jeesus ütleb, et mina ravin. Jeesust on igal poole vaja, ilma pojata vabaks ei saa. Ja me tuletame meelde, et vaimu annid anti koguduse jaoks. Me kõik teame siin kirjakohti, et see anti mitte maailma jaoks, et ma võtan vaimu anni, nüüd lähen maailma, lähen Toompele, löön seal kurjad vaimud välja ja kõik võtavad Jeesus vastu. Siis on kurat valetanud sulle. See on koguduse sees, siin sees. Vaimuannid, kõik, kes seal on, kaasa arvatud vaimuande eristamisvõimed, värikene on koguduse üles ehitamiseks antud. Jumal ei ehita kuskil mujal, kui oma ihu ehitab. See on tema oma ihu koguduse pea. On ka teine ihu, kes on põrguraamatut lugenud, see on kuradi ihu. Seal ehitab kurat oma asju, kui te loete sealt. Kurat ehitab oma ihu seal üles, oma ropuste peale. Igal ühele antakse vaimu avaldus, 1. Korintuse, ühiseks kasuks. Ühiseks kasuks meie keskel on see, et tegelikult ütleme niimoodi, kui keegi tuleb kogudusse, siis hakkab puhastusprotsess pihta. See peab hakkama ja osad kirikud ei tegele puhastusprotsessidega. Inimesed on 60 aastat ühes kirikus, mitte midagi ei muutu. Kuna nad ei puhastu, nad käivad lihtsalt kuulamas jutlust, aamen koju. Nad ei puhastu, südamed on mustad. Südamed on mustad, kodud on mustad. Et
näed, meile anti vaimuannid peavad tegutsema, et me saaksime puhtaks. Inimene tuleb Jumala ligi, siis tuleb Jumal tema ligi. Puhastus ja algab puhastusprotsess. Valulik protsess. Ja 4.8 ütleb, et miks see valulik on? Seepärast, et inimene ei taha meelt parandada. Ta ei taha kohe meelt parandada. Kuidas sa mulle ütlesid? Ta ei taha kohe, mina küll ei tahtnud. Aga pärast oli hea. Tulge Jumala ligi, Jakobuse kiri, siis tuleb tema teie ligi. Patused, näed. Puhastage käed, kasige südamed. Siin on selge korraldus, kasige südamed, puhastage käed. Te hingelt kahestunud, kahepoolse hingega juba. Hinged on seal juba, sa oled juba, hing on ka sassisse. Tundke oma viletsust, leinak ja nutke. Näed, valulik on. Sa leinad seal isegi, ai. Nutadki, naer muutku nutuks, rõõm kurbuseks. Ja siis sul tekib see alandamine. Alanduge issand ette, siis ta ülendab. Me peame alandusprotsessi läbi minema. Osad tahavad kohe kiiresti kõrgele, kohe redelit mööda üles, kohe katusele. Ei, enne au on alandus. Mina loen Jumala sõnast niimoodi välja. Sest kas on minu asi kohut mõista nende üle, kes on väljas? Näed, väljas on need, kes on ihu poolt väljas. Meie asi, ja Paulus ütleb, eks te mõista kohut nende üle, kes on sees. Sees käib kohtumõistmine, oma südame kohtumõistmine, oma südamele õige nime andmine. Oma südame olukorra läbib vaatamine, luub käes. Elukas sai kätte. Tänu Jumal. Kiidad venna ära, kui vend vihjab. Või mõnel vennal on prohveti and, ütleb, kuule, sul on see. Tänu Jeesus, et saime eluka kätte, ma olen 3 aastat proovinud, ei ole see kätte saanud. Hea meel peab olema. Aga kui on kurb meel, sa avastasid mult teemoni. Vaata, niisugused asjad on, siis on bravuur. Siis sa ei tahagi tegelikult, siis nüüd ta paljastas, näed, nüüd häbisse jäin. Ma võtsin taskus edasi hoida pattu ja näed, nüüd ei saa enam. Ja tegelikult olid juba patuga sõber seal. Ja nende üle, kes on väljaspool ihu, mõistab kohut Jumal. Ja ta ütleb, kõrvaldage kuri enese keskelt. Igasugune kurjus meie seast, meie keskelt tuleb kõrvaldada. Kuri süda. Igasugune kurja juur tuleb ära kõrvaldada. Kogudusse suunatakse inimene Jumala tõmbe kohaselt. Mitte keegi ei saa tulla Jumala ligi, kui tema ei tõmba. Mind tõmbas, Karoli ütles, et ta käis ümber kiriku, mul vend käis ümber kiriku seal ja ei saanud uksest sisse. Ukse lävepakk oli nii suur. Teemon ei lasknud sisse minna. Aga isa tõmbas ja ühel hetkel ta läks selle üle pakud ja sisse. Siis oli natukene seal sees, jooksis välja. Aga tõmme tuli. Saate aru, tõmme tuleb. Me teame kõik, kes me oleme Jumal omad, tõmme tuleb. Ja ta tõmbab sind kohale. Ja tõmbe kohaselt. Siis ta annab oma elu Jeesusele, see inimene, kes ära tõmmati, kui ta jõuab kellegi pääste palve alla või kuskil. Ja tema vaim elustatakse palvega ja ta saab Jumala lapseks. Talle kingitakse Jumala sõna kohaselt kingitakse talle osa püha vaimust. Me eelmine kord lugesime, püha vaim on väga suur, terve gloobus sulle sisse ei mahu seal. Me saime osa pühast vaimust, mis hakkab koos tööd tegema meie elustatud vaimuga. Vot. See on. Ja mis nad tegema hakkavad? Et suretada teemonlikud teod ja puhastada meie süda, teenima ja kiitma elavat Jumalat. See on see asi, mille pärast meile vaim antakse. Meil ei ole seda üldse vaja, siis me läheme oma õigusega üles. Püha vaim, kui te vaimu läbi ihu suretab. Kes teeb pattu on kuradist, ütleb 1. Johannes. Kui keegi lihtsalt teeb pattu edasi, seega mõne patt, siis Piibel ütleb, et sa oled kuradi laps, kuradist. Sest kurat teeb pattu algusest peale. Sest selleks ongi Jumala poeg saanud avalik, et ta tühistaks neid tegusi. Kui Jumal tuleb, siis ta tahab tühistada igat meie pattu, mis me kuskil on. Tema tuleb tühistama neid. Me peame olema meele parandusaldis. Kui Jumal tuleb, toob pimeduse, siis meie tahame kohe maha panna. Kui on algusest tuleb, ja me peame ka aru saama, kui kes algusest tuleb, on väga lapsed, siis nad bravuuritsevad seal 3 aastat. Mõtle, kui oli Johannes, kui Jeesus elas, siis 3,5 aastat Jeesus õpetas neid jalge juures, õpetas neid. Nad ei osanud palvetada, issand õpeta meid palvetama.
õpetatakse ja õpetatakse nii kaua, kui valmis saavad. Seal nad bravuuritsid. Kas me tõmbame tule peale? Kas me tõmbame linna küpsetame ära? Nad olid seal ju nii õhku täis seal, kui me loeme. Aga pärast muutusid alandlikuks. Seepärast, et südametega tegeles, Jumal tegeles kogu aeg, sõitles neid isegi. Kas te olete segi peast? Tahate siin linna hävitada. Ta pidi neile selgeks tegema. Et kuradi meelealt välja saada, sellest peab olema meie poolne tahe, vaba tahe. Seda nõutakse meie käest. Kui meil seda tahet ei ole, Jumal seda elukat meist välja ei aja. Kui me ei taha enam jätkata kuradi armukesena. Need, kes patu teevad, on kuradi armukesed. Toon selle kirjakoga välja. Väga hästi saate teada. Saame teada kõik, et mina ei taha olla kuradi armuke. Aga Jumal ütleb, et see on selline, näe. Jeesus vastas neile, tõesti ma ütlen teile, iga üks, kes teeb patu, on patu ori. Esiteks võeta ori. Nii. Edasi läheb, meid peab vabastama poeg. Suurem osa kristlastest on petetud kuradi evangeeliumiga. Kuradil on oma evangeelium. Isegi Paulus ütleb, kui keegi kuulutab mingit muud evangeeliumist ja saate teise vaimu, siis te sallite seda. Kuradil on apostlid, igasugused on olemas valguse, apostlid seal rikkuse ja kõik igast kulda pähe sulle. Ja kuradi evangeeliumi, et kristlastest ei saa olla teemoneid, see on tal väga hea vale, et seal ei saa olla, nüüd sa võtsid Jeesus vastu kohe taevasse. See on nagu loits, see kinnitub nende aiu. Need, kellel ei ole piiblit põhjas, sest nad ise ei tunne veel oma päästjat ega saa aru, et puhastus on protsess. Me peame õppima vihkama enda sees olevat kurjus ja siis tuleb poeg appi ja viskab välja eluka, kes elab meie südames. Me peame piltlikult öeldes, Jumal ilmutab meile meie pattu, mingi asja, mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas. Meile hakkab see mitte meeldima. Me hakkame, seest tuleb tahe sellest vabaneda. Ja see peab jõudma vihkamiseks. Ma ei taha, täpselt nii nagu see Paulus ütles. Ma vihkan ju seda, mida ma teen. Vaata, see sees peab see sõda käima. Ja siis tuleb poeg appi ja puhastab ja siis see hüüad appi issand. Nagu see Wilkersonist, ma olen korduvalt 100 korda vist juba ütlen Wilkersoni raamatus on see, et Wilkerson oli ka taskupatud olid seal sees ja Jeesus ütles, et kisas seal, Jeesus appi, aita, et mul on siin, vabasta mind. Ja Jumala vaim ütles talle häälega, ütles, et ma viin sind situatsioonidesse nii kaua, kui sina saad aru, et sinu sees on kuri vaim, kes peab lahkuma. Ja ta lendas igale poole situatsioonidesse. Ta oli pastor, väga võitud pastor. Ometigi oli ta sees elukas. Ja ta sai sest lahti ja ta kirjutas sellest raamatu halleluuja selle mehe eest, alandas ja kirjutas, et kristlase sees on teemonid, võivad olla peidus. Kes jätkab patus ja õigustab oma armukest, see on tegelikult Jumala tiibade varju alt väljas. Kui sa jätkad patud ja õigustad ka, ma olengi selline, et siis sa oled tegelikult sellest varjust väljas. Väljaspool ihu. Jeesus ütleb, et tema on oma ihu koguduse pea. Ja siis sa ütled, miks ma haigeks jäin? Ja siis tuleb läbi Jaatan, hakkab rääkima, ei, mõned ongi haiged, mõned peavadki haiged olema, sükse valega, ja söö tabletti, kõik peabki olema haige. Ja siis sa hakkad seda valet uskuma. Ja tegelikult oled sa hoopis tiibade varju alt väljas. Põgene kõlbatuse eest, meil tuleb põgeneda. Mis tahes pat, mida inimene iganes teeb, on väljaspool Jeesus ihu. See on selgelt kirjutatud. Kui sa elad patus kogu aeg, siis sa oled tiibade varju alt väljas. Ja seal, mis seal väljas toimub, tiibade varju alt väljaspool, toimub teemonid. Siit sa tuleb, näe, juba tuleb tiiba alt välja. Haigus kallal, see kallal, teine asi kallal, kolmas asi kallal. Sa lähed sealt ise varju alt välja. Kuid kes hoorab, patustab ise enese ihu vastu või kas te ei tea, et teie ihu on teis elava pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning te ei ole ise enese päralt. Te olete kallist ostetud, austage Jumalat oma ihus. Me peame austama pühavaimu oma ihus. Et tiibade alt varjult välja ei lähe. Ja kui me patu teeme, siis oleme tiibade alt väljas. Siis sa võid lugeda, psalm 91, loen
8 aastat juba jutti. Ja seal on see tiibade varju all, liiade varju. Ma tahan seal all olla. Ja me kõik peaksime tahtma all olla. Väljaspool vaimset kogudust, sest Jeesus on oma ihukoguduse pea. Patuga semmiv inimene on väljaspool ja meelt ei paranda, siis jääbki välja, muutub rumalaks neitsiks. Vanas testamendis on see olukord naise näitena, näiteks Mirjami noos. Ta ülbitses seal Moosesega ja Jumal karistas teda pidalitõbega. Kui Mooses tema pärast hüüdis Jumala poole alasta, siis määrati talle karistus väljaspool ihu. Ta oli, ütleme ausalt, ta oli templi õues sees, Mirjam, väga ligidal Jumalale. Nagu meiegi oleme ja Aaron, see kirja kohta on 4. Mooses, Aaron pöördus Mirjami poole ja vaata, ta oli pidalitõbine. Siis Aaron ütles Moosesele, mu issand, ära pane meie peale seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime. Parandas meelt. Ära lase teda jääda surnult sündinu sarnaseks, kellel on juba ema ihust tulles pool ihu kõdunenud. Siis Mooses kisendas issanda poole, öeldes, Jumal, teed ometi terveks. Ma olen mõne puhul ka seda kasutanud, seda hüüan täitsa. Ja Jumal on vastanud. Ja issand vastas Moosesele, kui ta isa oleks sülitanud temale näkku, kas ta ei oleks pidanud häbenema 7 päeva. Näed, Jumal võttis seda asja näkku sülitamisena. Olgu ta 7 päevaks suletud väljaspoole leeri, väljaspoole ihu visatakse inimene, kes niimoodi patustab. Ja seejärel võetagu tagasi. Siis suleti Mirjal 7 päevaks väljaspoole leeri. Tolle aja leer on Jeesus ihu. Seal on kõige püham paik, nagu me teame, kõik asjad seal. Kui sa oled Jumala leeris, siis oled sa kas leeris või leerist väljas, ihust või ihust väljas. Ja rahvas ei läinud teele enne, kui Mirjam oli tagasi võetud. Et Jumal ütleb, parandage meelt ja võetakse tagasi. Mina ei tea, kas nädal aega või palju aega võtab, aga kui sa meelt parandad, siis oled sa nagu uuesti, ütleme, tiibadal tagasi varjus. Ja siis sa vaatad haigeks kuidagi enam ei jää ja vaatad kuidagi tervist tuleb. Sa oled seal varju all. Salm 91 ütleb väga selgelt, et ei hukkavat katku, mis rändab pilkades pimedas. Ei ole haige, ei ole lihtsalt haige. Ma ei ole sellega nõus, et kristlased on haiged. Ma ei ole sellega nõus. Keegi tahab nõus olla, siis ta on juba nõus vale doktriiniga, sest Jeesus ütleb, et uue lepingu asi oli, tema vermete läbi on tervist tulnud. Aga see, millal keegi terveks saab, see on Jumala asi. Tema on issand. Ja meie ei näe inimeste südame olukordasi. Kui meil on selline vaimuteristus, siis me võime näha ja inimene võib vabaks saada. Kui me hoiame issanda poole vaimses mõttes, siis oleme temaga üks ihu. Jeesus ütleb, et kui me patuga semmib, see abiellub patuga, need 2 saavad 1 kogu oma mõtte laadilt ja nad on ühe südamega. Ühes südame toas ja magavad ühes südame voodis patuga. Seda ütleb Piibel. Või kas te ei tea, et kes oorab oja poole, on temaga üks ihu, sest nagu Jumal ütleb, need 2 saavad 1. Näed, kui sa teemonite poole hoiad, sa oled temaga üks. Jumal ütleb, et selles mõttes ütleb ära, et ta oled abielus, patuga abielus. Sa oled ori veel ja siis patuga, ta on sul juba nina rõnga juba pand ja sa oled juba ori ja sa oled põhimõtteliselt abielus nagu Ahab Iisabeliga, vot. Sa oled seal, põhimõtteliselt oled sa juba sulane seal ja sa oled temaga 1 saanud. Ja nüüd ütleb issand, aga kes issanda poole hoiab, on temaga üks vaim. Kui meie hoiame Jumala poole, laseme kogu aeg ennast puhastada, siis me ei ole selle orjus all. Seepärast, et meid puhastatakse kogu aeg, järjest puhastatakse. Kui on issanda poole, siis on meil meelevald teemonid. Kui me hoiame issanda poole, siis on meil meelevald teemonid meie südamest välja, suretada. Piibel ütleb, kui te vaimu abel liha teod suretada, teemonid suretada, nad hakkavad surema seal. Kui see suretus, kuidas see suretus käib? Peab olema 2 või 3 tunnistajad ja tunnistatakse oma patud ja eksimused. Vanas testamendis on olukord, kus räägiti 3 tundi jutti.
tunnistasid üksteisele oma patte ja lugesid pühakirja. Vanas testamendis üks kirjakoht, mille alusel ka meie hakkasime vanasti 3 tundi koristama ennast. Ja 3 tundi olukordadest, mis neid piinavad. Nad toovad nad kõik päeva valgele ja selle rääkimise käigus pühavaimu juhtimise läbi saadakse teada teemonid, kes elavad südames oppides või ahelad või haiguse vaimud. Neil kõikidel on omad õigused elada sees, kuniks neid paljastatakse ja välja ajatakse. Neid tuleb välja ajada. Nad ei lähe ise minema, me teame väga hästi, kurat võib paletada, ei, nad jooksevad ise laiali. Ei jookse, koljatil tuleb pea maha lüüa, alles siis jooksevad. Nad ei lähe ise minema. See on kuradi doktriin, et nagu läheks ise minema. Aga ei lähe. Nad ei lähe ise minema, nad ütlevad, et ma ei lähe kuskile. Nad tulevad ju, räägivad inimeste sees, kui välja aja. See on minu kodu, ma olen siin olnud. Ma olen siin, sa tahad mind välja siin ajada. Nad räägivad vastu sulle. Nad ei taha sealt välja minna. Aga kui ta öeldakse, et sa oled paljastatud ja öeldakse kirjakohaga, siis peab ta lahkuma, sest kirjutatud on ja läheb minema. Ja inimene tahab sellest lahti saada. Mingil juhul ei tohi kristlane oma teemonit kiita ega paitada. Sel juhul teemon on sulle jumalaks ja sina et ori. Kui sa hakkad ütlema, ma olengi selline. Mul on kogu aeg peavalud. Mul on kogu aeg see. Ma olengi selline, mul on siin ATH, PTH, UHH, ma ei tea, mis need asjad on, igasugused, järjest tulevad diagnoose juurde. Kui sa seda kiidad, oled seda jumalaks tõstnud. Mina kiidan Jeesust. Kiitke Jeesust, tema on jumal. Et seda on tegelikult paha kuulata, aga seda on pidevalt pidanud inimesed kuulama, kes, ma olen pidevalt pidanud kuulama igasugust kiitust, teemonite kiitust. Küll on mul see. Tuleme palvele, palvetame, toome päevalgele välja. Ei ole seal midagi sees hoidmist. Meil on Jeesus Jumal, Jeesus tahab puhtaks teha. Kõige sadasem olukord on see, kuidas teemonid ennast inimesest aktiveeruvad. Kui jõutakse jälile kristlases elavale teemonile südames seal, siis ta raevutseb, kristlane, ta hakkab raevutsema ja ütleb, mul pole seda teemonit, kuna teemon teeb identselt järgi inimese häält, siis räägib seda juttu teemon, umbes ütleb, et mind pole kodus, mind ei ole siin, vaata braavuuritsemine hakkab pihta. Siis kui inimene seda ütleb, siis on ta täpselt seal kodus ongi. Ja ometi, kui kristlane lubab ennast läbi katsuda, siis ta peab arvestama, et mis iganes teemon, kes teda enda arust pole sees, ei taha välja minna. Kuid valguses ja paljastuse käest ta otsustab vastupanu, et mind ei ole, kas sa tahad öelda, et ma olen selline või selline, te süüdistate mind, vaat seused jutud tulevad teemonite poolt, tulevad sealt seest. Tegelikult peaks aru andma endale, et kui teemoni välja ajamise käigust tuleb ennast ja enda elu teemonit kaitsev kõne, mind ei ole seal. Siis on esimene asi, et ta seal sees just ongi. Siis oled selle elukaga kokku kasvanud, nad on saanud 9. Ma tean, mis see tähendab, see elukas, kes mul õlu jõis oli, ma olen saanud temaga 9, ma olin abielus temaga. Nad teavad väga koostööd ja see klammerdus mu mõistuse külge, ma arvasin, ma olengi selline. Ja pärast, kui Jumal selle eemaldas, mul mind poogiti sealt küljest lahti, mul isegi tunne, ma pole kunagi elus õlut joonud. See oli niimoodi selgelt ma olingi saanud vaimses mõttes, ma saan sellest aru, sellepärast ma räägingi. Ma olin 9 saanud selle elukaga. Teiste elukatega samamoodi, keda issand puhastas ja välja tänu Jeesusele. Siis on nad kogu asjad, 2 on saanud 9. Ma ei tea ise ka oma tahet, kui teemonid meie mõistuse on rikkunud ja võtnud meie loomuse oma meelevalla alla, siis me ei saa ise ka mitte muufigi enam selle aru. Meid on vajame vabastust. Ja me arvame, et me olemegi sellised, siis loeme piiblist ka, et näe, siin on selline juhtum. Et Hiopi raamatus ja see Soofar, et see on minu juhtum. Kui see on kirjutatud, et Soofar valetas, see ei ole üldse Jumala sõnagi seal. Et me ei saa sealt endalt piiblist võtta enda teemonitele seal paitamise kirjakohti. Kõige enim levinud paituvuse kirjakoht on see, et
et ei olnud pattu teinud see ega teine, et Jumala need, Jumal saaks oma au endale, vaat sellepärast olema haige. Vaata, mis kirjakoht võetakse enda selle haiguse taha. Millal siis au siis ära ei anta? Miks sa nüüd terveks ei saa siis? Me tahame kõik seda au praegu siis näha. Me oleme siin koos ju. Filmime, paneme kaamerad kokku, saa siis terveks siin, kui sa juba nii soojalt ütled, et see on selle jaoks, et Jumal au sai. Mõtle, sa oled petetud, teemoid on su ära petnud. No sellised petised, me peame aru saama, kes elukad on. No ma lähen praegu siit edasi praegu selle asjaga, mis on siit antud. Sellest tuleb teine jutlus teha. Et me arvame, et oleme sellised ja peame ise ennast, et sellisena koos teemonitega meid Jumal armastab ja kui taevane linna alla tuleb, siis kõnnin mööda kullast tänavaid. Nii, võtame nüüd mõttesse natuke. Kullast tänavatel on meil vaja kõndida. Näed, loen uuesti. Sellisena, me petame ennast ära, et sellisena koos teemonitega meid armastab nii, nagu ta on. Nii, ja nüüd lähed siis kullast tänavale, sa oled Jumal laps ja kõik, ära lase ennast petada, lähed kullast tänavatele. Ropendad, kadetsed, sõimad, jood tänaval nurgal seal, suitsetad seal, vaatad telefonist paljad naisi seal, võib-olla telefon ei ole seal, kujutad selle ette. Riputad oma rinda veel Lenini märgid, et ilus on välja näha, seepärast inimestel on seal kodudes. Ja uhkelt välja paista, laulad tänavatel maailma laule seal, käid nokkamüts peas ülistamas seal ülistuskontserdil, see kui Jumalat ülistatakse, varastad ligimaselt, vaatad, vostal on mingi kullas seal vöö küljes, rüvetsed seal ja teed mässu, ajad taga rahva ka veel kokku, et miks minuga kisada, et miks minuga ei arvestata, võimutsed teiste üle seal, paned veel sõjaväeriided ka selgelt, marsime Jumala ees ja nagu sõjamarssi Jumala auks nagu Põhja-Koreas. Kujutad ette seda linna. Aga see kirjakohad ütlevadki niimoodi, kus oma süda ei puhasta, siis on seal elukad, ongi sellised inimesed on seal koos. Mina seda linna minna ei taha, see linn on siin maa peal. Täpselt samasugune linn. Täpselt sama linn on siin maa peal. Ainult puhtad südamed näevad Jumalat. Ainult puhtad südamed näevad, meil on väga palju minna. Kas te kujutate ette seda linna? Ja? See on jube. Ja see meie ootame ju uut taevast ja maad, kus elab õigus. Siin maa peal õigust ei ela. Kui siin on õigus, siis on koguduses on kuskil õigus. Aga siin maa peal ei ole õigust. Siin on kõik kollane, ajakirja, kõik on kollane, kõik on vale. Facebook, sa ei saa kuskil AI on teinud nii palju vale uudiseid, et sa enam ei saagi uskuda, mitte kõik on surnud, kes on veel võrkud, kõik. Seal on siukseid valesid täis. Me elame, nüüd on vale, ma vaatan, et valede võrgustik on läinud nii massiivseks, et enam me tõde ei teagi, ei saagi ainult piiblist. Seepärast, et see, enam ei tea, kas on see nüüd õige või on vale. AI teeb järjest rohkem. AI on võtnud kõik ülistuslood ja kõik ülistab ka juba Jumalat. Et see arvutivärk on niisugune praegu läinud täielikult metsa. Ja näed, kuidas ta metsa läks, kus kohast on viljast, mis viljast, kuradi viljast on järelikult. Kuigi me kasutame seal ka piiblit värki. Ja sinna linna ei saa keegi, kes on rüve ja seega, kes ei armasta oma venda. See värav on kitsas, me peame aru saama, et taevane värav on kitsas ja püha vaim anti meile sinna linna, et me saaksime sinna linna sisse olles puhastatud. Nagu ütleb, mingem siis Jumala ette siira südamega usukülluses. Usuküllus peab olema. Olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega, see on ka koguduses, me peame seda harjutama. Ja ütleb, me ei saa siin moonutada, psalm 15. Issand, kes võib tulla külaliseks sinu telki, kes tohib elada su pühal mäel. See, kes elab laitmatult, teeb õigust. Laitmatud eluviis on see, et suu on kontrolli all. Suust enam ei tule mingit jura välja, vaata. Patu jura. See, kes elab laitmalt, teeb õigust, räägib tõtt oma südames, kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja, ei tõsta laimu juttu oma ligemise peale, kelle silmis
on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes issandat kardavad. Vaata, meie silmis peavad olema jumalatud lausa põlatavad. Need, kes jumalat ei taha, need on ja bravuuritsevad seal. See on, vaatame, on ikka sõge küll. Me peame vaatama, on ikka, tõesti mõnda vaatad, tead, kes ei taha Jeesust. Ma ütlen, mis sul viga on, sa Jeesust taha? Ma ütlen, sa oled nii ära petetud, vaata natuke ringi, vaata, kes see tegi selle maailma. Ümber enda telja natukene. Ja ei võta, ongi mõistus segamis. Jumalatud, kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes issandat kardavad. Kui keegi kardab issandat, siis on auväärt meile. On väga auväärt mehed, issanda kartus on tarkus algus. Kes vannub pigem enesele kahjuks, kui te rikuvanet. Ja kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada. Laenata võib, aga kasu saada ei tohi. Ega võtta alke maksu süütu vastu. Ja vaata, kes nii teeb, ei kõigu iialgi. Sellise iseloomuga inimesed saavad pühasse linna sisse. Ja kui kuuled kuskilt lauset, et mina olen õige, siis see lause juba ütleb, et inimene ei ole alistunud Jumalale. Mina olen õige, ma olen õige. See lause juba isiklikult ütleb, kui keegi niimoodi bravuuritseb, siis ta ütleb, ta ei ole õige. Ma tunnistan neile, et neil on indu Jumala suhtes, kuid mitte tunnetuse kohaselt, sest nad ei mõista Jumala õigust ning püüdes kesetada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele. Näe, mis siin on. Oma õigust, ma olen õige. See on sul oma õigus. Inimene mõistetakse õigest usust ja usk ei ole tunne. Usk ei ole tunne. Usk on alistumine Jumalale ja püha vaim on andnud meile, et me alistukseme, et alistumine üldse võimalikuks muuta meie eludes on selle kohaks antud püha vaim. Me ei suuda alistada Jumalale, kui püha vaimu veel pole. Näed, tagasi tulles on see sama. Näed, et püüdes kesetada oma õigust ei ole alistunud Jumala õigusele. Me peame olema alistunud Jumala õigusele. Ja selleks on meil püha vaim antud. Püha vaim on meie abiline. Meie lohutav ja abiline, tema valmistab meid. Me peame pidevalt püha vaimu saama. Ja Jumala vaim ütleb, vaata, et käige nagu valguse lapsed. Näed, siin on nüüd valguse vili, see on see, mis suust nagu ka välja tuleb, on ju, tegudes ka. Et valguse vili, siin näitab nüüd valguse vilja, on igasuguses headuses, õigluses ja tões Jumala sõnas. Jumala sõna elab rikkalikult nende inimeste suus. Uurige, mis on issandale meelepärane. Kus sa uurid? Postimehest? Ei. Facebookist. Ei ole. Piiblist uurid, mis on temale meelepärane. Vaata, Jumalale meeldib, et me uurime, kuidas ta saaks meile öelda, et sa tubli ja armas sulane. Me saame uurida siit piiblist nii kaua, kui me leiame need kirjakohad, et ta ütleb meile, et me saaksime niimoodi käituda, et ütleb meile tubli ja armas ustav sulane. Näe, uurige, mis on issandale meelepärane ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Me peame neid elukaid paljastama enda sees ja igal pool. Tulebki sõda, ega midagi teha, ja kristlaste juures on niimoodi, sõda lahti kohe. Eriti löövad reiside ajal välja. See ükskord armas vend Siim Teeker ütles, et mine reisile, siis tulevad kõik elgud välja. Kõigil vaata. Aga need saab kätte seal siis, see tuleb pinnale. See on halleluuja. Ja enda elukas tuli seal välja. Ja pigem paljastage neid. Vaat, paljastada on vaja. Sest mida nad salajas teevad, on nimetadagi häbi. Kes meie teab, kui keegi patuga semib, on temaga üks liha. Kus me teame, kes näib väga kristlane, aga me teame, et hiljem tuleb välja, et see on isegi nimetada häbi, mida ta tegelikult salajas teeb. On olemas selliseid inimesi, kes teevad väga nägu on ülivaga, aga kõik tuleb välja, mis sa seal teed. Sellest Jumal toob välja. Tema toob selle asja välja. Kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks, sest kõik saab avalikuks ja on valguse käes, on Efesluse 8.14. Nii et meil pole mõtet ennast petta, et meie mingisugused taskupatt jääb parjule. Ei jää. Kui püha vaim nüüd tuleb, me ootame püha vaimu veel valamist. Tead, mis siis kõige esimene hakkab? Nutt ja ala patu pärast.
tohutu patu tunnistamine hakkab pihta. Me hakkame kuulema selliseid patte, taskupatte, kus on peidus. Seepärast, et tavaliselt tuleb äratus patu tunnistamisega. Kui see tuleb mingi ihahaa ja ihahaaga, siis ei ole see äratus. Mina tean seda, et äratused hakkavad patu tunnistusega. Minu sees toimus äratus patu tundmisega, sinu sees ka. Hakkas, patu tunnetus hakkas pihta. Äratused algavad patu tunnetamistega. Ja kui sul on patud juba kiiresti ära tunnistavad, siis sa ei pea midagi tunnistama. Siis sa lähed puhta neljana, halleluuja, ja siis sind juba õli on peas ja kõik on korras. Võib-olla siin paar pattu tuleb veel kuskilt seal taskust välja, räägid ette. Ma ei räägi, et kõik on patused. Tegelikult seda ei tohi üldse öelda, et me oleme kõik, ei ole, siin võib saalis olla inimesed, kes absoluutselt patus ei ole, kes vihkavad pattu, kes ei taha patust üldse kuuldagi. Me ei tohi öelda mitte teiste südamet, et me kõik oleme patused. Mulle lausa ei meeldi niisugune asi. Ja teinud, aga et me oleme kõik patused, seda ma ei ütle. Jumal ütleb mulle, kas ma olen patune ja Jumal näitab mulle seda seest neid asja vigu. Ja mina näiteks vihkan igasugust pattu ja nii kui Jumal mulle midagi näitab, ma kohe tahan ära klaarida. Ma tean seda, et mina nendega abielus olla ei taha pattudega. Ja on osa näiteks haiguse vaimud. Ega sa selle haiguse vaimu pärast põrgust ei lähe. Need jäävad sul siis mulla sisse maha. Aga miks sa tahad? Piibel ütleb, pigem saa terveks. Pigem saa terveks, ütleb Piibel. Sa ei pea nendega kõndima igast haiguse vaimudega ringi. Ei pea. Aga siis, kui sa ei taha, kui sa oled leppinud lonkaja, nagu me Piibli, seal palveränduri teekonnas oli üks mees, leppinud lonkama. Ta oli oma haigusega leppinud, ta lihtsalt leppis oma peavaluga, leppis oma jala lonkamisega. Ja mis ta seal tega? Ta suri ära, läks taevasse, aga pärandas selle oma pojale edasi. Suguvõsa needus läks edasi. Poeg hakkas lonkama. Meie võiksime ju selle haiguse ära lõpetada, nii nagu Smith Wickersford. Nende peres siiamaani ei tunta haigusi. Ma vaatasin üleloomulikus saates, ütles, et meil pole kunagi haiged olnud. Meie peres ei tunta haigusi, ütles niimoodi. Sa vaata, kuidas saab elada tegelikult. Terve suguvõsa on haigusest vaba. Smith Wickersford lõpetas haigusega läbi rääkimised. Et ei andnud ruumi haigustele. Eriti ja vaimuandidest, mis issanda armust annab, nende abil on võimalik kiiresti panna patule piir. Eriti prohvetlik kõnelemine, sest prohvet valgustab südant ja toob valguse kätte pimeduse varjunud asjad. Prohveti andi peab väga paluma. See ütleb kohe südamesse põhjani ära plaks ja sul on nagu valge, kohe oled vahel seal. Ta võtab kohe sul ära su südame probleemid. See on väga vajalik. Ta paljastab, Ja ta toob veel, kui tal on Jumala tarkusest, ta toob selle nii hästi ette nagu Taavetile, et ühel oli üks lammas ja toitis ja armastas teda ja viis karjamaali ja tagasi ja välja ja lauta edasi ja tagasi. Ja siis tuli kuningas ja lõi selle maha. Ütles selle kuningale ja lõi maha, praadis ära, tegi sest lõkki, sõi ära ja jättis mehe ilma lambata, et mis sa kuningas teeks selle mehega? Mis sa kuningas teeb? Ta lasi tal endal, see mees peab surema. Ja siis Samuel ütles, see mees oled sina. Võt. Ja siis sai aru, kas tõesti mina? Vaata, mõnikord prohvet peab sind seal sul sees selle juure niimoodi Jumala tarkust mööda kuldõunana välja tooma sealt seest. Et sa ise oma südame süüdi tunnistaks seal, et sa tegid tõesti tohutu suure kuriteo. Ja siis me mäletame, mis viisi aetada minema ja Saamul ajast taga ja tal oli väga ahastused. Need samad ahastuskirja kohad on see psalmides, need ahastuse palved, kas ka salm 6. Minust on nad nii võitud. Need on nii võitud, kus ta on ahastuses on psalmid kirjavanud, oma ahastuspalved. Need on tõesti võitud, kui neid loed. Ja me peame paluma, et kõik vaimuannid aktiveeruksid meie koguduses, seepärast, et Jumal ütleb, et ta on andnud koguduse jaoks. Me soovime kõik, et kõik, kes me siin koos oleme, et kõik vaimuannid on ju, toimiksid meie seskel. Meil on hoopis lihtsam puhas olla. Nagu on kirjutatud, vaata, armuandides on küll erinevusi, vaim on see sama, teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. Väeavalustes on erinevusi, aga Jumal on see sama. Kes teeb kõike kõikides. Tema teeb kõikides. Me peame nii ligi saama. Aga igale ühele antakse vaimuavaldus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu kaudu
tarkuse sõna, väga vajalik tarkuse sõna, väga vajalik. See on nagu, öeldakse sulle õigel ajal õun tuuakse vaaglane. Sul on seal mingid mured asjad ja sul tuuakse, kuule nii. See on nii vajalik on, seda palume. Teisele tunnetussõna. Tunnetussõna ka väga vajalik. Need on need kuidagi juhtimise jaoks, et inimest juhtida seal. Selle sama vaimu poolt. Ühele usku selles samas vaimus. Usku tahame me kõik saada samas vaimus, on ju? Mina tahan usk põhja, täitsa põhja. Nii et lind lendab puu otsa, nagu seal sinepiiva võiks kasvada. Usu andida tõesti on vaja. Selles samas vaimus. Teisele aga tervendumise armuandi. Ikka samas vaimus. Tervendust on vaja. Siin naised tahavad äkki tervendada. Paluge kähku endale tervendus. Teete kõik siin terveks. No. Vaata käed peale. Halleluuja. Me peame paluma. Jumal annab. Ta tahab, et me ütles, et taodelge hinnukalt. Me ei ole ju hinnukalt siin taotanud. Täna hakkame taotama. Ikka samas vaimus. Ühele väge imetegudeks. No meil on vaja siin hamba võitmis. Meil on vaja siin kõik, et imetegu on vaja. No. On ju vaja. Imetegude andi. Kunagi olin seal, terve saal oli rahvast täis ja öeldi, et kellel siin hambadega probleemid on. Terve saal tõstis käed üles, kõik on hambutud, kristlased on hambutud. Mis asi see on? See ei ole õige. Palume Jumala käest imetegude andi, et hambad kasvaksid suhu. Mitte, et hambaarstid peaksid ma tööd jääma, et armsad õed on ka hambaarstid, aga see, et meil on vaja imetegusi, seepärast, et osad asjad on ka ratastoolist üles tõsta igalt poolt, on imetegusi on vaja, on inimesi, meil on vaja, seda on vaja taotleda. Ja teisele prohvetlikku kuulutamist, vaata prohvetlik kuulutamine on ka olemas, on ju. Kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime, seda me arvan igal ühel vaja. Praegu on vaja vaimu teristust absoluutselt igale ühele. Ja teisele mitmesuguseid võõraid keeli, taevased keeli, ka isegi võid saada vene keele või üks pohmiskeele, võid selle keele ka saada, aga taevane keel kõige tähtsam. Ja siis, mis on hädasti vaja, keele tõlgitsemist. See mõtle, kui keegi siin tõlgitseks, Marko on siin tõlgitsenud, palume, et Markol see uuesti välja lööks. See keele tõlgistamine. Et kui keegi siin paneb keeltes, kuule, seda ütlesid praegu nii. Vaata, kui hea on. Kohe ülevalt tuleb vastus. See on meil nii vajalik. Ja see on tohutu hea ainult kui see. Ja kui Markol juba see oli, nagu ma tean, et Jumal keerab algusanat, nagu see praktiliselt põhja keerab, siis keerab natuke väiksemaks möödi 30 peale ja siis, kui me alandlikkuse saavutame, siis keerab põhja tagasi. Seepärast ta annab maitsta, et ta on hea, aga ta tahab selle põhja keerata, kui me saavutame tema, kes on A ja O, ta ei taha, et me selle seal uhkeks sellega läheme. Mina tõlgendan keeli, halleluuja, mina, ta ei taha seda. Alandlikkus tuleb saavutada, siis ta keerab selle. Ta ei taha ju, et me läheme mingisugused Hiopi kannatuste selle pärast. Ja seda kõike teeb üks ja sama vaim, jagades igale ühele eri osa, nii nagu tema tahab. Ja äkki ma loengi selle ette ja siis ütleme kõik koos, sündigu meile sinu sõna järgi Jeesus Kristuse nimel, aamen. On ju? Need vaimuannid. Ma loen seda. Nii. Issand, sinu sõna ütleb, et vaimuandides on erinevusi, aga vaim on see sama. Ja igale ühele antakse vaimuand ühiseks kasuks. Ühele antakse tarkuse sõna, teisele tunnetussõna, kolmandale usku samas vaimus, teisele tervendamise vaimuande, ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kõnelemist, kolmandale eristada vaime, ühele mitmesuguseid võõraid keeli ja teisele nende tõlgendamist. Ja seda kõike teeb sama vaim.
jagades igaühele eri osa, nõnda nagu tema tahab. Sündigu meile sinu sõna järgi Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nii, halleluuja. Kas Lea, sa tahtsid midagi öelda? Jah, väike.